Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja näitan teile täna, kuidas GeoGebras joonestada kolmnurka, kui teada on kaks külge ja nende vaheline nurk. Ma lähen aadressile geogebra.org, valin siit kalkulaatorite alt geomeetria. Esimene asi, kontrollin, kas mul on see keskkond eesti keeles. Sisse logima me ei hakka, selleks on siin paremal hammasratas. Klõpsan sellel, valin Open Settings. Otsin uuesti hammasratta ja vot siit ma saan siis valida keelt. Mul on praegu juba eesti keel, kui teil ei ole, siis pange endale eestikeelseks. Panen kinni. Ja hammasratta alt on ka võimalik endal siis näidata ruudustikku, kui soovite. Klõpsan selle peal, siis on ruudustik, ma võtan selle praegu ära ja ka telgi vaadata. Teine asi, vaatame üle oma tööriistad. Siin on näha kõigepealt Basic Tools, aga näete, need on poolenisti siin eesti keeles. Klõpsan nupule More. Nii, ja nüüd kerin kõige alla ja klõpsan nupule veel More. Siis ma näen kõiki oma tööriistu ja meil läheb neid siin täna päris palju vaja. Paneme kõigepealt kirja oma ülesande. Selleks kerin alla, valin siit teksti ABC tekst ja nüüd klõpsan siis seal, kus ma tahan teksti sisestada ja kirjutame kolmnurga joonestamine, kahe külje ja nende vahelise nurga järgi. Ja paneme nüüd kirja ka, et mul oleks hea vaadata, et kolmnurga üks külg on siis AB, tühik võrdub 10 sentimeetrit, siis teine külg AC, tühik jälle võrdusmärk tühik on 8 sentimeetrit ja nüüd siis kolmnurga, siis nende vaheline nurk, BAC on 60 kraadi. Selleks mul oleks vaja nüüd nurga tähist kasutada ja siin vaadake, siin all on tegelikult päris palju erinevaid sümboleid. Siit, kui te nüüd otsite, vaatate, siis need on siin erinevad ja otsin siis üles, et näete, siin viimasel ongi mul siis see nurga tähis. Klõpsan selle peal, kirjutame siis see nurk on siis BAC ja see on 60 ja nüüd mul on vaja siis kraadimärki. Vaatame, kus meil kraadimärk on, näete selle all siin, klõps ja kraadimärk ka. Ja võin nüüd selle alla panna, mul ei ole siit vaja, klõpsan OK ja ongi tekst sisestatud. Alustame nüüd kolmnurgast. Kõigepealt oleks mul vaja joonestada siis külg AB ja otsin üles sellise tööriista nagu etteantud pikkusega lõik, klõpsan sellel. Nüüd klõpsan, kus ma tahan, et see esimene punkt mul tuleb. Ja nüüd ta küsib mult kohe pikkust. Pikkus on 10. Vajutan OK. Lõik on joonestatud. Järgmisena on mul vaja etteantud suurusega nurka. Otsime tööriista. Näete etteantud suurusega. Klõpsan selle peal. Nüüd ma klõpsan siis kõigepealt B-l, siis A-l ja nüüd ta küsib siis mitu kraadi. Siia kraadimärki ma ära ei kustuta. Kirjutan 60, minul on 60, teil võivad hoopis teised arvud olla ja panen OK. Ja näete, nurk tehti mulle ära, mulle tehti siia veel üks selline abipunkt, aga nüüd, et siis edasi tegutseda, otsin üles sellise asja nagu kiir. Klõpsan kiire peal, siis klõpsan punktil A, nüüd sellel punktil B ja mul tuli kiir. Ja kui teil tuleb nüüd meelde, kuidas te paberil teete, nüüd teil on sirklit vaja, eks ole. Aga GeoGebras ma võtan sellise tööriista nagu ringjoon keskpunkti ja raadiuse järgi. Klõpsan punktil A. Raadius on mul nüüd 8 sentimeetrit, see ongi see külg AC. Kirjutan 8. OK. Nii, ja joonestatigi mulle siia siis ringjoon. Mul oleks nüüd vaja punkti nende kahe kiire ja ringjoone ristumiskohta. Selleks otsin üles tööriista, lõika. Klõpsan ringjoonel, klõpsan kiirel ja näete, tekkiski siia punkt. Ühendame nüüd ära ka. Selleks otsin siis jälle siit lõigu ja ühendan ära siis B C-ga ja juba peaaegu on mul kolmnurk käes. Võtame nüüd, otsime üles sellise asja, nagu siin on hulknurk ja kolmnurga tegemiseks siis on mul nüüd vaja kõik need nurgad ühendada. Nii, klõpsan A, B, C ja A.
ja ongi kolmnurk tehtud. Aga mul on nüüd, nagu te näete, üsna palju selliseid abijooni asju siin. Selleks muudame need nähtamatuks. Valin siit ülevalt sellise tööriista nagu liiguta, klõpsame ringjoonel ja nüüd meil tekib alati väike üles siin selline menüü koht ja siin on 3 punkti. Klõpsame sellel 3 punktil ja valime sätted. Nii, ja mina panen näita objekti, võtan linnukese ära ja seda ei näidata. Mul ei ole vaja ka seda kiirt siin, klõpsan selle peal, näita objekti, läheb maha. Ja samuti see punkt ei ole mul üldse siin oluline, võtame selle ka maha. Ja nüüd tegelikult me võime ka panna külgede pikkused siia kohe kirja. Klõpsan külje peal. Ja vaadake, see menüü nüüd on jälle mul siin esialgu näha, kui ma teda kinni oleks pannud, ma peaks siit jälle avama ja siit valin, et lisaväärtus. Nii, küljele. Paneme sellele küljele, see oli meil 8 sentimeetrit, vaatame, palju see siis on. Nii, see on meil siis, vaatame, kui tulen kohe välja, näete 9,2. Nii, ja lähme siis siia veel ja samamoodi lisame siia ka sätted ja väärtuse. Ja tegelikult ma saan kõike siit ka natukene nihutada, et näete, kui see A on siin natukene sees, siis ma võtan hiirega kinni ja nihutan need punktid siis sinna, kuhu tahan, või kui C näiteks ma tahaks, et C oleks ka ikkagi sinine, siis kui ma klõpsan peal, siis ma saan määrata ära ka selle värvi, eks ole, et te saate neid asju ka kõike siin muuta, nii et ta oleks täpselt selline, nagu on vaja. Teeme nüüd kolmnurgale ka kõrguse. Ja kõrguse tegemiseks leidke selline tööriist nagu ristsirge, klõpsan selle peal, klõpsan nüüd siis sellel punktilt C, nüüd klõpsan siin, näete, kolmnurga alumisel küljel, moodustus mul jälle siin üks sirge, siis ma arvan, on teil juba tuttav tööriist see lõika, meil on vaja siia ühte punkti, klõpsan lõigul, klõpsan sirgel ja näete moodustuspunkt ja nüüd ei ole muud, kui teeme siis siia ka lõigu. Klõpsan lõigul, jällegi C-l ja nüüd D-l, moodustuslõik. Mul on vaja ära peita see sirge, klõpsan selle peal, nii vaadake, olegate nüüd teksti endale ära ei peida, eks ole. Võtan siit 3 punktist sätted ja me seda objekti ei näita. Ja soovi korral, näete, saan siia ka panna kolmnurga kõrguse paika, et ta mulle näitaks, seda paneme väärtuse ja näete, kolmnurga kõrgus on ka olemas. Nüüd tegelikult GeoGebra võimaldab arvutada ka kolmnurga pindala. Ja selleks ma otsingi välja siis sellise tööriista, nagu seda on pindala, vaatame, kus me selle leiame, näete, pindala. Nii, klõpsan selle peal ja klõpsan kolmnurgal ja mul juba ongi pindala. Ja kui ma tahaksin siin midagi muuta, näiteks ma tahaks siia panna nüüd, et ta on ikkagi 34,6 ruutsentimeetrit, klõpsame selle peal, nii, siis ma saan siin hakata toimetama. Ja selleks, et siis hakata siin kirjutama, siis võingi kirjutada siia kohe sentimeetrid, aga kui mul oleks vaja siis ka see tähis siia panna, avan siit lisavõimalused ja näete, siin on siis ka olemas selline koht, kus on siis erinevad igasugused need märgid. Ma tahaks panna ruutsentimeetrit, klõpsan selle peal ja nüüd ma otsin siit siis lihtsalt üles, kus on siis see ülemine, näete, nüüd läks 1, paneme ikkagi 2, nii ja kustutame selle 1 ära. Ja kui tahate ette, siis võite ka selle asendada siin selle kolmnurga pindala, nii nagu siis õpetaja seda parasjagu tahab, et võib-olla te tahate hoopis sinna kirjutada näiteks hoopis S. Nii, S võrdub. Nii, korras. Ja kui mul on see töö valmis, siis salvestamise mõttes on mul siin tegelikult nagu 2 võimalust. Üks on nüüd see, et kui see asi jäi mul poolikuks, siis ma peaksin ta salvestama oma arvutisse, sest ma ei loginud sisse, võtan save to your computer, panen ta näiteks endal siis kas allalaaditud failide alla näiteks või siis saan tõsta drive'i ja panen kolmnurk või siis dokumentide alla, salvesta ära. Aga kui mul on kõik valmis, siis mul on tegelikult võimalik ka ta õpetajale eksportida ja ekspordi võimalusi on siin erinevaid, et kui ma võtan eksport, siis mul on võimalik kas pildina või PDF-ina, õpetaja ise ütleb, millena ta siis tahab, ma panen näiteks pildina, nii salvesta, nii ja vaatame, kuidas ta siis mul nüüd välja näeb, et seda ma enam pärast muuta siis ei saa, eks ole, see on nagu valmis, nii vaatame, valime programmi näiteks
millega siis pilti vaadata irfan. Ja näete, ilusti on mul see asi olemas. Nii et proovige ja katsetage.